Kuidas teie laul eristub teistest? No meie laul eristub selle poolest, et võib-olla esiteks ta on duett, okei, meil on üks duett on veel vist, on üks või rohkem, üks. Ja meil on selline Ütleme nii, et meie laul on võib-olla rohkem sellise nii-öelda nagu nostalgilisema kõlaga või ütleme, et selle poplaulu komponeerimisel oleme kasutanud nagu selliseid nippe, mida nagu võib-olla ammu pole tehtud. Et paljud ütlevad, et see meenutab isegi natuke sukast 80-ndate poppi ja siis me arvame, et nagu võib-olla nagu see isegi töötaks. Kui te jõuate Eurovisiooni finaali, kuidas saab teie esitlust võimsamaks teha? Ma arvan, et seda võimsamaks teha saab väga lihtsate vahenditega. Meil on juba praegu tegelikult nii-öelda selles mõttes kasutusel niivõrd vähe elemente ja me praegu mängime sellise minimaalkontseptsiooni peale, et kui seda nagu laiendada, siis sinna saab momentaalselt juurde pookida väga-väga palju elemente. Meil on suhteliselt minimalistlik see kontseptsioon praegu, et siia nagu just annab igasuguseid asju veel juurde panna, et me oleme praegu hoidnud pigem sellist tagasihoidlikku joont, et kuigi muidugi mina nõudsin igas plahvatusi asja, aga näed, ei tulnud seekord. Ja küsiks lõpuks, et mis on teie arvates nii-öeldes eduka Eurovisiooni võidulaulu valem? No meeldejav meloodia, meeldejav tekst ja ikkagi ma arvan seda, et kogu Eurovisioonil ja Eesti laulul samamoodi väga paljud inimesed vaatavad seda üritust nagu esimest korda, ehk siis nad kuulevad neid laule esimest korda. Ja see laul peab koheselt meelde jääma ja peab koheselt tööle hakkama, et täpselt sama valem kehtib ka Eurovisioonil, nii et see on põhiasi. Ma arvan, et üks asi on kindlasti hea alati eristuda sellest nagu massist ja teiseks on see, et selles loos peab olema mingi asi, mis just see miski, mis kas inimestel hakkab kummitama mingi fraas või mingi muu asi, mis jääb nagu sellest loost nagu meelde, et jaa. Ma arvan, et enam-vähem see ongi.